Šokeerival kombel hakkavad inimesed, kes pöörduvad islamiusku, seda kahetsema. Ma mõtlen, kes oleks seda osanud ette näha? Milline üllatus? Inimesed, kes liituvad islamistlike sektidega, ei tunne end seal tegelikult hästi, kuid avastavad, et kui nad proovivad lahkuda, ei saa nad seda teha, sest neid peetakse uskmatuteks ja seetõttu tead küll. Nüüd, see võiks olla naljakas. Ja ausalt öeldes inimesed, kes pöörduvad ja on piisavalt rumalad, et nende hullumeelset propagandat uskuda, väärivad seda mingil määral. Aga samal ajal käib tohutu kampaania, et üha rohkem ja rohkem noori usku pöörata. Ma mõtlen, vaadake seda väikest last, tõesti last, kes näeb välja. Kui ma siia esimest korda tulin, olid sa väga õnnelik, üliõnnelik, et selle pöördumise läbi tegid. Aga ma tahan teile täna näidata mõnede nende islamistide reaktsioone, kes saavad aru, et nad ei saa tegelikult sellest probleemist välja, millesse nad on sattunud. See pidi neid avasüli vastu võtma, aga kahjuks valetati neile. Üllatus, üllatus. Tere tulemast vastulöögile, mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et sellele videole hoogu anda, jagada, teate küll, teha seda asja, sest nüüd olete osa vastulöögi liikumisest. Ja sõbrad, meil on tulemas üks väga põnev teadaanne. Te olete seda küsinud ja nüüd see käivitub. Nii et hoidke silm peal. Aga aitab sellest. Lähme nüüd nende videote juurde, kus inimesed tõesti mõistavad, et nad on teinud vea. Alustame videoga Minu mošee valetas mulle. 2023 aastal oli see raske ja siis sain teada, et kõik, mida mu mošee mulle õpetas, oli vale. Nii et see juhtuski. Enne kui ma moslemiks sain, tegin ma mitu kuud uurimistööd prohveti elu kohta. Lugesin Koraani, külastasin mošeed. Ma pidasin arutelusid paljude oma moslemitest vendadega ja nemad tutvustasid mulle islami õpetusi. Ma reisisin isegi moslemi riikidesse ja armusin islami elustiili. Ja sel hetkel tundus islam täiuslik. Midagi ei saanud sellele juurde lisada ega ära võtta. Värsked uudised, see ei jää nii. Nii ma arvasin. Hiljem sain aru, et kõik, mida mulle islami kohta õpetati, oli vale. Mulle õpetati, et prohvet ei jätnud juhiseid selle kohta, kes pärast teda juhtima hakkab. Aga ütle mulle, kuidas Abu Bakr saab määrata Umari ja Umar saab määrata Uthmani? Aga prohvet, kes selle usu algatas, ei määra kedagi. See ei tundu mulle loogiline. Ühel päeval sirvisin TikToki ja sattusin selle mehe Abdullah Hashimi peale, kes väitis, et teda mainitakse prohvet Muhammadi testamendis. Ja enne kui ütled, et ta ei jätnud testamenti, siis siin see on. Ja siis sain teada, et Ali määrati prohveti järelejärglaseks ning et kalifaadi varastasid Abu Bakr ja Umar. Siis lähen tagasi mošeesse ja küsin nende käest selle kohta. Olen nagu, kuule, mis värk sellega on? Kas see on tõsi, mis toimub? Nad keerutasid ainult juttu ega andnud ühtegi tõelist vastust. Ma mõtlen, mis üllatus. Kes oleks arvanud, et inimesed, kes avalikult ütlevad, et nad võivad lihtsalt valetada, takia, valetavad ka omavahelises suhtluses. Kas tõesti võiks olla loogilisi vastuolusid? Ma mõtlen, kuidas see võimalik on? Nii et need samad inimesed, kes mulle teeni õpetasid, ei osanud mu küsimusele vastata. Kes sees oli, sest kui nad küsimusi küsivad, siis nemad pidid pärast prohveti surma juhtima. Mul on sulle tõeliselt lahe tasuta võimalus, kui sa oled tehisintellekti pärast sama paanikas nagu mina. Sest kui sa kasutad seda ikka veel nagu Google'it, siis peaksid sellest teadma. Claude ei ole vestlusrobot. See on viis, kuidas inimesed ehitavad interneti tulevikku, automatiseerivad terve nädala töö ja lõpetavad projekte, mille jaoks varem oli vaja tervet meeskonda, vaid mõne tunniga. Ma tean, et selle õppimine muudab mu elu ja et ma võiksin saada eksperdiks ilma igasuguse kogemuseta. Aga see on hirmutav. Ja see hirm ei tee enam sulle ega mulle midagi head. Sellepärast peadki sa teadma sellest Claude AI meistriklassist. Täielik süvitsi minek Claude'i, selle tegelike kasutusjuhtude ja rohkem kui 10 muu tehisintellekti tööriista kohta toimub sel nädalavahetusel kell 10.00 kuni 19.00 idaaja järgi. Ja nad on olnud piisavalt helded, et teha see minu jälgijatele tasuta, mis meile väga meeldib. Nii et mine ja registreeru profiilis oleva lingi kaudu. Üle 10 miljoni inimese üle maailma on juba sellest osa võtnud ja andnud sellele Trustpilotist tugeva hinnangu. 4,95. Vaid 2 päevaga teed sa koos Claude'iga põhjaliku uurimistööd, lood oma artefakte ja juhtpaneele, koostad täismahus esitlusi, seadistad ühendusi, et automatiseerida igavad ülesanded nagu kogu tööotsing ning saad Claude'iga ka ise praktiliselt töötada. Kirjuta koodi, loo kohandatud agente, genereeri tehisintellektiga visuaale ja videoid ning lahku koolituselt teadmisega, kuidas panna kogu oma nädal automaatrežiimile. Lisaks on tasuta boonused nagu 50 salajast koodikäiku, mis muutuvad
jumalikuks tööriistaks, täielik tehisintellekti käskude kogu ja isikupärastatud tehisintellekti tööriistakomplekti koostaja. Sind juhendavad Microsofti, Google'i, Amazoni ja Nvidia juhid. 2 päevaga õpid sa asju, mis muudavad sinu järgmised 2 aastat ja kogu tulevikku. Registreeru kohe, enne kui kohad täis saavad. Link on kirjelduses. Skaneeri QR-koodi ja liitu WhatsAppi kogukonnaga, enne kui kohad täituvad. Tänases sarjas Ära ole idioot ja ära pöördu usku, mis sind lihtsalt kasutab. Vaatame seda imelist, kuid tõeliselt tüütut noort tüdrukut. Kui ma ütlen tõeliselt tüütu, siis saad kohe aru, miks ma nii ütlen. Inimesed muudavad moslemiks olemise nii vastikult ebameeldivaks kogemuseks. Muide, probleemiks on inimesed, nagu sina, mitte need naised. Tead küll, nemad ei ole siin probleemiks. Ma olin nii elevil, kui ma esimest korda islami avastasin. See rahu, mille ma palvetamisest leidsin. See rõõm, ma tegelikult arvasin, et see on nali. Kas inimesed tõesti, oh jumal. Ma arvasin, et nii tehakse Ameerika üle nalja. See pole tegelikult see, kuidas te räägite. Mis toimub? Okei, sa pead sellega algusest peale alustama. Inimesed muudavad moslemiks olemise nii vastikult ebameeldivaks kogemuseks. Ma olin nii elevil, kui ma esimest korda islami leidsin. Nagu see lohutus, mille ma leidsin palvetamisest. Rõõm, mida ma tundsin, kui ma Koraani lugesin. Hijabi kandmise kogemus ja Jumalale lähemale jõudmine oli minu jaoks nii ilus. Ja siis aja jooksul... Kas see on nali? Kas see on? Nagu... Vabandust, ma lihtsalt võtan hetke. Mu briti aju ei suuda sellest aru saada. On või? Kas ta teeb meist nalja? Hijabi kandmise kogemus ja Jumalale lähemale jõudmine oli minu jaoks nii ilus. Ja siis selle aasta jooksul, mil olen hijabi kandnud, olen märganud, kui erinevalt inimesed minusse suhtuvad. Seda, kuidas moslemeid sageli ebainimlikult koheldakse ning igapäevaseid mikroagressioone, mida ma kogen. Mikroagressioonid? Kas inimesed on sinu vastu õelad, sest oled liitunud surmakultusega? Mul on nii kahju. Tõesti kahju. See peab olema sinu jaoks väga ebamugav. Oh jumal, miks sa ei lähe räägi oma Jumalaga sellest ja vaata, kas ta saab midagi teha, et sind aidata? Ma ei suuda seda uskuda. Ta tahab meie kaastunnet. Kui sa veel aru ei saa, siis ta tahab meie kaastunnet, sest ta on liitunud hullude grupiga ja nüüd solvub selle peale, et inimesed arvavad, et ta on ise hull. Ma tean, et ma pole seda kunagi kogenud, sest enne olin ma lihtsalt nagu valge naine. Ma tean, et see on nagu esimene raskus, mida ma oma elus kogen. Kes see küll hoolib, ma tean. Ma vihkan, kui inimesed ütlevad, sa said moslemiks, et saada alla surutuks. Kes tahab olla rõhutud? Välja arvatud võib-olla valged evangeelsed kristlased. Ma eelistaksin palju rohkem, kui inimesed oleksid lihtsalt lahked ja aktsepteeriksid ning teaksid, et see, mida mina kogen, pole isegi tilk meres võrreldes sellega, kui vägivaldne ja genotsiidiline islamofoobia ning islamofoobid tegelikult on. Kogu islamofoobia on otsene tulemus miljarditest dollaritest, mis on kulutatud islamivastase vihkamise levitamiseks. Ma ei saa oma usku praktiseerida ilma aru saamata, et inimesed kohtlevad mind halvasti. Ma pean arvestama, et kogen diskrimineerimist. See muutub uskumatult aeglaselt, aga ma pean meeles pidama, et olen osa protsessist, mis aitab inimeste arvamust islamist muuta. Ja see võib olla tõesti väga suur koorem. Kõik, mida ma öelda tahan, on see, et ma pole näinud paremat reklaami selle kohta, miks mitte tahta islamisse pöörduda. Ma ei taha enam kunagi seda häält kuulda. Aga loomulikult suudab ta kuidagi jälle selle valge naise teema sisse tuua. Ma olen valge naine. Ma olen lihtsalt valge naine. Mulle avaldab see muljet. Ja seal on miljardid dollarid. Miljardeid dollareid ei kulutata selleks, et inimesed sind vihkaksid. Teete seda iseendale, sest surute peale hullumeeseid ideaale, mis lääne inimestele lihtsalt ei meeldi. Uskuge või mitte, aga mõned inimesed tegelikult toetavad naiste õigusi ja neil ei ole vaja miljardeid dollareid, et panna neid vihkama neid, kes naiste õigusi ei toeta. Ja mõned inimesed tegelikult armastavad lapsi ning seetõttu neil ei pea maksma miljardeid dollareid, et nad üritaksid lapsi kaitsta. Ja mõned inimesed ei toeta terrorismi ega džihaadi ega taha olla uskmatud. Mõned inimesed tahaksid kanda seda, mida nad soovivad, ilma et mingi mees imaami riietes ütleks neile, et nad saavad karistada lihtsalt selle eest, et julgevad kanda, mida tahavad. Mõned mehed tahaksid religiooni kahtluse alla seada, ilma et neile öeldaks, et nüüd peavad nad minema otsima 72 kitse.
mõned inimesed tegelikult hindavad vabaduse ideed ja sellel pole midagi pistmist miljardite dollarite väärtuses propagandaga. Kui sa ei taha, et inimesed sind vihkaksid, siis võib-olla peaksid sa uskuma millessegi, mis ei pane inimesi end veidi ebamugavalt tundma. Nagu poliitiline liikumine, mis teeskleb, et on religioon ja püüab sõna otseses mõttes kõikjal võimu haarata, tehes seda mitte ainult pöördumiste kaudu, vaid ka tegeliku vägivallaga. Võib-olla, lihtsalt võib-olla, kui sa nii teeksid, siis ei häiriks inimesi sinu hidžaab. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.